Tere kõigile, head vaatajad! Eesti eest nädala uudised, sedapuhku siis 111. saade eetris. Vaatame üle, mis lõppenud nädala olulisem oli. Šokeeriva paljastusena, mis hägustab piiri ajaloolise õuduse ja düstoopilise õudusunenäo vahel, on Itaalia prokurörid algatanud uurimise väidete osas, et lääneriikide jõukad isikud maksid 1990. aastatel Bosnia sõja ajal snaipri safarite eest ülikalleid tasusid, kuni $90,000. Väidetavalt võimaldasid need ekskursioonid rikastel põnevuse otsijatel reisida Sarajevosse ja Bosnia serblaste vägede kaasosalusel sportlikust lõbust tulistada relvastamata tsiviilelanikke, sealhulgas meeste, naiste ja laste pihta. Kavasseni, kes uuris lugu pärast 2022. aasta dokumentaalfilmi vaatamist, kirjeldas osalejaid kui igasuguse ideoloogilise motivatsioonita inimesi. Seal oli sakslasi, prantslasi, inglasi, inimesi kõigist lääneriikidest, kes maksid suuri summasid, et neid sinna tsiviilelanikke tulistama viia, selgitas ta. Ta rõhutas veelgi nende motivatsiooni. Poliitilisi ega religioosseid motiive polnud. Nad olid rikkad inimesed, kes läksid sinna lõbu ja isikliku rahulolu pärast. Me räägime inimestest, kes armastavad relvi, kes võivad minna lasketiirudesse või safarile Aafrikas. 3 idufirmas tegutsevad transhumanistlikud teadlased taotlevad surematust, hoolimata seaduslikest keeldudest ja ühiskondlikest moraalinormidest. Tehnoloogia taga oleva ettevõtte Preventive asutaja on avalikult gei. Tema partner Matt Krisilov on teise biotehnoloogia ettevõtte Conception tegevjuht, mille eesmärk on luua tüvirakkudest inimese munarakke. USA läänerannikult pärit biotehnoloogia ettevõtja ütleb, et on kindlustanud $30 miljonit mittetulunduse ühingu loomiseks, mille eesmärk on uurida geneetiliselt muundatud beebide ohutut tootmist. See on seni teadaolevalt suurim investeering sellesse tabuteemalisse tehnoloogiasse. Uus ettevõtte nimega Preventive asutatakse niinimetatud päriliku genoomi redigeerimise uurimiseks, mille käigus embrüote DNA-d muudetakse kahjulike mutatsioonide parandamise või kasulike geenide sisestamise teel. Eesmärk oleks haiguste ennetamine. Uus pikaajaline Taani uuring, mis avaldati ajakirjas European Heart Journal, annab esimesed süstemaatilised andmed patsiente kohta, kellel tekkis pärast mRNA vaktsineerimist müokardiit. Tulemused on vastuolus pikaajalise arvamusega, et seisund on peaaegu alati kerge ja täielikult pöörduv. 46 tuvastatud juhtumist osales järelkontrollis 16 haigestunut. Vaatamata väikesele arvule on muster selge. 31% kannatab endiselt väsimuse all, 31% on südame peksklemine, 25% kogeb pingutuse ajal valu rinnus. See tähendab, et rohkem kui 1/3 inimestest on sümptomid endiselt 2-3 aastat pärast ägedat sündmust. See on selge vastuolu avalikkuse varase kujutamisega kergest vaktsiinist põhjustatud müokardiidist. Kuigi troponiin, CRP, EKG ja kopsude ultraheli normaliseerusid, jääb üks keskne probleem püsima. Globaalne pikisuunaline pinge, GLS, ainult 12%, tavapärase umbes 18% asemel. Ainult 69% saavutab LVEF, suurem võrdne 50%-ga. Diastoolne funktsioon jääb 12% juhtudest häirituks. See eelretsenseeritud uuring näitab, et 100% COVID-19 vastu vaktsineeritud osalejatest on veres amüloidmikroklombid. Need mikroklombid omavad sama patoloogiat nagu suured, valged, kiulised trombid, mida balsameerijad on alates 2021. aastast surnukehadest üle maailma eemaldanud. 94% vaktsineeritud osalejatest koosnev kohort näitas, et kõigil isikutel, sealhulgas tervetel kontrollrühma kuuluvatel, olid fibrinolüüsi suhtes resistentsed THT-positiivsed amüloidmikroklombid. Uuringus teatatakse, et amüloidmikroklombid tekkisid sõltumatult laboratoorselt kinnitatud SARS-CoV-2 infektsioonist. See tähendab peamiselt vaktsineeritud isikutel, kellel polnud eelnevat
COVID-19 haigust. Seetõttu kahtlustatakse, et tegemist on pikaajalise COVID-19 laadse patoloogiaga, mis tuleneb vaktsineerimisest, mitte viirusinfektsioonist. Mehhanistlikud katsed näitasid, et ainuüksi puhastatud ogavalk võib indutseerida amüloid mikroklombide teket. Uuring annab veenvaid tulemusi amüloid mikroklombide kohta COVID-vaktsineeritud inimestel ja pakub uudse seletuse täheldatud mikroklombidele oma ogavalguga seotud patofüsioloogilise hüpoteesi abil. Siiski puudub transkriptist üksikasjalik arutelu uuringu metoodika kontrollrühmade võimalike alternatiivsete põhjuste ja pikaajalise COVID-i seose paikapidavuse kohta. Balsameerijate matusebüroode muret tekitavad järeldused ja tähelepanekud rõhutavad tegutsemise vajadust, kuid neid tuleks edasi uurida teadusliku ranguse ja lisauuringutega. ÜRO Julgeolekunõukogu võttis esmaspäeval vastu resolutsiooni, mis toetab president Donald Trumpi 20-punktilist Gaza rahuplaani ning Trump määrati rahunõukogu esimeheks. Endine Suurbritannia peaminister Tony Blair kuulub samuti rahunõukogusse, millel on antud ainuõigus Gaza sektori ülesehitust ja ümberkujundamist juhtida. Tuleb märkida, et Iisraeli valitsus on selle struktuuriga täielikult nõus. Aga mida see täpselt tähendab? ÜRO Julgeolekunõukogu võttis resolutsiooni vastu ühehäälselt 13-0 häältega ja 2 erapooletuga. See tugevdab ÜRO võimu ja mõju Trumpi rahuplaani taga, millega Iisrael ja Hamas oktoobri alguses nõustusid. Egiptuse president Al-Sisi, Katari emir Hamad Al-Thani ja Türgi president Recep Tayyip Erdogan kiitsid plaani ametlikult heaks 13. oktoobril Egiptuses Trumpiga toimunud allkirjastamistseremoonial. Kummalisel kombel ei kasutanud ei Venemaa ega Hiinamaa vetoõigust USA esitatud resolutsiooni vastu. 13. novembril avaldas Suurbritannias asuv ajakiri The Economist, mille aktsionärid ja endiste omanike hulka kuulub ka vastuoluline Rothschildide perekond oma iga-aastase 2026. aasta raporti The World Ahead, mis sisaldab mõningaid üldiseid prognoose eelseisvaks aastaks. Umbes 180 aastat tegutsenud The Economist on teeninud maine kaanepiltide avaldamise poolest, mis sageli peenelt vihjavad tulevastele sündmustele ja näivad neid ennustavad ning uusim kaanepilt ei näi olevat erand. The Economist kirjutas oma viimase artikli lühikeses kirjelduses. Igal novembril avaldame oma iga-aastase prognoosi pealkirjaga The World Ahead järgmiseks aastaks. Selle aasta numbrid uurivad meie korrespondendid ja kutsutud eksperdid ebakindlat globaalset väljavaadet geopoliitikas, majanduses, tehnoloogias ja kultuuris. Analüüsivad, kuidas Donald Trumpi globaalsete normide ümberkujundamine tekitab probleeme Euroopale ja võimalusi Hiinale ning vaatlevad kosmosemissioone, videomänge ja täiustatud kaalulangetusravimeid. Brüssel, Berliin, oktoober 2030. 5 aastat pärast otsustavaid otsuseid meenutab Euroopa õudusunenägu, mis on ületanud kriitikute halvimad hirmud. Kunagi vabast kontinendist on saanud jälgitav labor, kus vastupanu süstemaatiliselt purustatakse. Ja nüüd, kallid vaatajad, loeme teile ette, mis juhtub 5 aasta jooksul, kui inimesed ei saa aru, mis meiega tegelikult hakkab toimuma. Ja nüüd, töötuse katastroof, tehisintellekt kui töökohtade tappja, metaversum, digitaalne oopium massidele, täielik energia järelevalve, nutikas vangla ülem, tervishoiu diktatuur, läbipaistev patsient, massiline immigratsioon, rahvusriikide lõpp, tsensuur ja ümberkasvatus, sõnavabaduse lõpp, vanglad on režiimi vastaseid täis, uus haridussüsteem, indoktrineerimine valgustatuse asemel, sularaha kaotamine, täielik finantskontroll, maalune vastupanu. Kokkuvõtvalt pilguheit 2030. aasta Euroopa düstoopiasse on muutunud õudusunenäoks. Kunagi uhked demokraatiad on mandunud jälgitavateks tsoonideks, nende kodanikud on taandunud kõikvõimsa bürokraatliku aparaadi anujateks. Ühtse Euroopa unistus on lõppenud totalitaarse õudusunenäoga. Ja kallid kuulajad-vaatajad, see kõik juhtub ainult siis, kui me usume Talmudi maffia ja muude terroristlike valitsejate ilusaid muinasjutte, kaasa arvatud siis Ursula von der Leyeni
juttu sõnavabadusest. See kõik on teie enda teha. Ning päris saate lõppu tulevikuteated. 2. detsembril on Riigikogu istung, kus õiguskantsleri ettepanekul võetakse Kalle Grünthalilt saadiku puutumatus ära. Jättes siin kõrvale, miks Kalle Grünthalilt saadiku puutumatus ära tahetakse võtta, on ju täiesti selge, et selle kõige aluseks on opositsiooni kriitilisemate saadikute täielik vaikimine, nendele tingimisi või reaalsete karistuste määramine, mis kuulub osalt ka eelnenud teemasse seoses sellega, et ei ole enam sõnavabadust Euroopa Liidus olemas. Nii et tehkem sellest kallid lugejad oma järeldused. Eesti portaal saab olla tsensuurivaba täiesti sõltumatu ainult kui toetate meid pisikese toetusega. Toeta eestis.com-i Mihkel Johannes Paimla EE4077 0077 1008 49 6547 märksõna ülekanne. Tänan kõiki, kes viimase nädala jooksul on meid toetanud ja olgu siis öeldud, et meie selle kuu viimane saade Nädala uudissaate oma on eetris siis 30. november ja etteruttavalt siis nii palju, et kui detsembri esimese poole jooksul tuleb meil novembri uudistest tagasivaade, siis meie selle aasta viimane nädala uudiste saade läheb eetrisse täpselt 4 nädala pärast, ehk siis 21. detsembril. Ja seejärel siis saab olema 2-nädalane paus, kuna sinna aega jäävad pikad nii-öelda siis pühade perioodid, nii et meil on ka selle tõttu uudiste kajastamine ka mõnevõrra tagasihoidlikum, kui ta on seda nüüd nii praegu kui ka järgnevatel nädalatel. Aga sellega me siis lõpetame, jälgige meie tegevusi ja kindlasti külastage meid. Täpsemalt siis eestis.com-i ja estoniafirst.com. Aga siit kohtumiseni järgmine nädal.